FIFA juht näib nüüd mõistvat, kes tegelikult Ameerika Ühendriikides käsib. Vaata ainult, mida ta viimases pressikonverentsil ütles. Proovime, arutame, räägime, vaatame, mis juhtub. Võib-olla on mõnikord hea lihtsalt lõõgastuda ja puhata. Me töötame kõige kallal, püüame kõik lahendada. Ja mõnikord, kui kohe karjuma ja jalgadega trampima hakata, on sellel vastupidine efekt lahenduse leidmisele. Usu mind, kui ma seda ütlen. Või ära usu, kui ei taha. Aga me alati püüame lahendusi leida. Alati. Aga me peame arvestama tõsiasjaga, et me ei ole maailma kuningad, kes võiksid valitsusi ja politseijõude juhtida. Ja ma ei tea, mis me oleme, spordiorganisatsioon, ja me püüame teha parimat, mis meil olemasolevate ressurssidega võimalik on. Ja sellega ma lõpetan. See juhtus pärast seda, kui Donald Trump saatis sõnumi, mis muudab maailmameistrivõistluste meeleolu Ameerika Ühendriikides. Turniir võib olla ülemaailmne, võib liigutada miljardeid, võib tuua kohale delegatsioone mitmest riigist, kuid sissepääs on endiselt Ameerika kontrolli all. Gianni Infantino püüdis kriisi rahustada, palus kõigil rahulikuks jääda ja ütles, et organisatsioon ei juhi valitsusi ega politseijõude. Aga see kõne tuli hetkel, mil kohtunikku ei lubatud sisse, delegatsioone kontrolliti ja Iraani koondis saadeti Mehhikosse. Piletite kõrge hind ja pinged Lähis-Idas panid FIFA keerulisse olukorda. Tegelikult oli asi lihtne. Turvalissuse üle Ameerika Ühendriikides kontrollib Trumpi valitsus, mitte jalgpallibürokraatia. Püüti müüa kuvandit, et Trump hävitab maailmameistrivõistlused. Aga ilmus välja veel üks asi. Valitsus ütles, et ükski pidu ei saa olla tähtsam kui piirid, riskitaust ja riiklik suveräänsus. Samal ajal Peruus liikus Keiko Fujimori edasi hääletushäälekaupa peetavas võitluses ja näitas, et paremtiib jätkab Ladina-Ameerikas positsioonide tugevdamist. Kariibi merepiirkonnas sai Kuuba karm hoiatuse. Guantanamus, Nicaraguas, kahmistas Marco Rubio suhvet Daniel Ortega diktatuurile. Lähis-Idas tõusid Iraan ja Ameerika Ühendriigid taas ülemaailmse julgeoleku keskmesse. Mis juhtus? Miks FIFA taganes? Ma räägin sulle sellest kohe kõigest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja selge sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Gianni Infantinole avaldati survet intervjuus enne MM-i avamist ja ta vastas viisil, mis ärritas isegi tema enda meeskonda, kes ootas reaktsiooni Trumpi vastu. Ta ütles, et FIFA püüab probleeme lahendada, kuid ei ole maailma omanik, ei juhi piire ega saa käsutada võõrustaja riigi julgeolekusüsteemi. Aastaid esines organisatsioon globaalse võimuna, pidades läbirääkimisi valitsustega, kehtestades nõudmisi, kaasates sponsoreid ja rääkides täielikust kaasatusest. Nüüd, silmitsi Ameerika Ühendriikide kontrolliga, pidi ta tunnistama, et jalgpall ei saa mööda minna Ameerika Ühendriikide immigratsiooniseadusest. FIFA juht ei kaotanud kontrolli karjumisega, vaid siis, kui pidi tunnistama, et tema turniir sõltub selle riigi suveräänsusest, kes üritust võõrustab. Juhtum, mis avaliku surve vallandas, oli Somaalia kohtuniku Omar Abdulkadir Artani juhtum. Ta saabus Miamisse kehtiva viisaga, kuid tal keelati sisenemine. Ameerika võimud väitsid, et neil on turvakaalutlused ja kahtlased seosed, samal ajal kui FIFA kinnitas, et ta ei osale MM-il. Viisa ei taga automaatselt sisenemist. Spordiameti koht ei muutu pääsuloaks ja rahvusvaheline prestiiž ei tühista piirikontrolli analüüsi. Võib olla auhinnatud kohtunik, juht, ajakirjanik, treener või nõunik. Kui Ameerika võimud leiavad, et on olemas risk, võib sisenemine olla keelatud. Andrew Giuliani, kes oli Valge Maja töögrupis MM-i jaoks, toetas seda filtrit ja väitis, et mõne keeldumise taga olid head põhjused. Ta tegi selgeks, et Iraani koondise mängijatel lubatakse sisse tulla, kuid mitte kõik delegatsiooniga seotud isikud ei saa luba. Iraani koondisest sai selle valvatud MM-i sümbol. Meeskond loobus algsest plaanist viibida Ameerika pinnal ja hakkas treenima Tijuanas, Mehhikos. Tugevate turvameetmete all teatas sisejulgeolekuministeerium, et mängijad võivad siseneda Ameerika Ühendriikidesse iga mängu eelõhtul. Iraan teeb oma avamängu Los Angeleses Uus-Mereema vastu, seejärel kohtub Belgiaga ja lõpetab alagrupi faasi Egiptuse vastu.
logistika muutus keerulisemaks, sest geopoliitika tuli platsile enne, kui pall veerema hakkas. FIFA soovis pidu. Trump arvestas riski, piiri ja luurega. Kui režiimiga seotud koondis on võõrustajariigiga vastasseisus ja mängib Ameerika Ühendriikides, ei saa turvalisust käsitleda kui tseremoonia pisiasja. MM võib ühendada fänne, kuid ei tohi riiki pimestada. Peruu lähenes sellele samamoodi piirkondlikult. Keiko Fujimori tuli esile ühe Peruu lähiajaloo kõige pingelisema valimisvõitluse käigus, saades umbes 50,2% häältest võrreldes Roberto Santose 49,998%. Kui häälte lugemine oli juba kaugele jõudnud, oli vahe vaid mõnisada häält miljonite seas. Välismaal antud hääled aitasid parempoolsetel ettepoole tõusta. See on väga tasavägine valimine, kus osa sedelitest vaidlustatakse ja üle vaadatakse, kuid poliitiline sõnum on tugev. Ladina-Ameerika on väsinud punastest lubadustest, ebastabiilsusest ja päästmisjuttudest, mis lõpevad kriisiga. Santose üritas võita maaelu toetusega ja kastilismi mälestusega, samal ajal kui Keiko panustas julgeolekule, korrale ja majandusele. Pingeline tulemus näitas, et Peruu on lõhestunud, kuid samuti pani see vasakpoolsed paanikasse, kui nad mõistsid, et välismaal antud hääl võib otsustada valimistulemuse. Valimisametnikud ja rahvusvahelised vaatlejad ei tuvastanud tõsiseid probleeme, isegi kui mõnes jaoskonnas esitati vaidlustusi. Sai veel ühe ränga sõnumi. Petreksev külastas Guantanamo mereväebaasi ja hoiatas Havannat, et nad ei mängiks relvastusega, mis võiks ohustada Ameerika territooriumi või baasi ennast. Visiit toimus pärast haruldasi liikumisi, milles osalesid luure ja sõjaväejuhtkonna ametnikud. Kõne oli karm. Kui režiim ostab või paigutab relvi, mis kujutavad endast ohtu Ameerika Ühendriikidele, satub ta vastasseisu, mida ta ei suuda taluda. Nicaragua sattus samasse surve nimekirja. Marco Rubio teatas uutest viisapiirangutest režiimi ametnikele ja liitlastele. Murillo Ortega pärast põlisrahvaste juhi ja poliitvangi Brooklyn Rivera surma. Välisministeerium süüdistas Nicaragua diktatuuri juhtunud ja laiendas survet nende vastu, kes toetavad repressioone. Ladina-Ameerika vasakpoolsete jaoks on see väga halb uudis, sest see paljastab taas sõbralike diktatuuride mustri. Nad vangistavad opositsionääre, kontrollivad institutsioone, lämmatavad teisitimõtlejaid ja püüavad seejärel maailmale müüa rahva suveräänsuse kuvandit. FIFA on Ameerika Ühendriikides surve all, Iraani jälgitakse maailmameistrivõistlustel, Kuubat hoiatati Guantanamos, Nicaragua on sanktsioonide all ja Peruu on napilt pöörde teinud. Kõik need näited näitavad uut olukorda. Trump ei lepi sellega, et rahvusvahelised organisatsioonid, režiimid või aktivistid dikteeriksid reegleid Ameerika julgeoleku valdkonnas. Maailmameistrivõistlused on muutunud kõige nähtavamaks areeniks, kuid konflikt on suurem kui lihtsalt jalgpall. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõese teabega hästi kursis. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole LikeTeli kanal ja vaata lõpus kindlasti kommentaare, nii saad olla kogukonnaga veelgi paremini seotud. Nilsson Alves.